kevad sel aastal natuke nagu venib, nii et need inimesed, kellel meeldib võib-olla muru niita, ei ole saanud veel oma muruniidukule häält sisse teha ja käima tõmmata, aga sellegipoolest võib-olla on päris õige aeg ära rääkida kõik need aiatööriistad, mis meil suvel vaja lähevad ja aku tööriist on ju viimasel ajal hästi-hästi moes. Seal on kaks väga positiivset asja. Esiteks see, et ja minu arust kõige tähtsam on see, et kui me kasutame aiatöö tegemisel siin aku tööriistu, siis naabrid võivad rahulikult edasi magada, kui ma näiteks kavatsen hommikul kell 6 juba muru niitma hakata, sellepärast see töö läheb hästi-hästi väikselt. Ja võtsime täna ette Kärcheri aku tööriistade sarja, just aiatööriistade sarja, seepärast, et seegi on ütleme nii, muljetavaldavalt suur ning saladuskatte all ma ütlen, et ega päris kõik asjad siin veel ei ole, et tegelikult Kärcheri esinduses leidub neid veel. Aga millised akud? Mul on käes siin praegu 3 akut, põhimõtteliselt Kärcheri akutööristad siis jagunevad 2 akuplatvormi vahel, üks on siis 36 voldine aku ja teised on 18 voldised akud. Need on veel omakorda siis näete 2,6 ampertundi ja 5 ampertundi ja 36 on ka 2,5 ampertundi ning 5 ampertundi aku on olemas. Nii et valik on teie, kuidas valida. Need väiksemad akud, need on nüüd sobilikumad väiksemate tööriistade jaoks, kui teil on väiksem koduaed, teete niks-naks kähku ära ja kui teil on suurem aed, suuremad tööd, võimsamad masinat vajate, siis peaksite 36-sega hakkama toimetama. Üks tore asi veel. Näete, nendel akudel, need on esimesed sellised akud, mida ma nüüd kohtan, on väike LED-ekraan, kus me väga täpselt saame teada, palju meil akus võimsust on. Teistel nii-öelda tavalistel akudel on ainult see aku kujutis 4 või 5 punase tulukesega, kus me saame teada aku täitavust. Siin on konkreetne number näha ja mis on kõige tähtsam see, kui ma aku nüüd peaksin laadima panema, kui see aku on tühi, siis ma saan ka siit samada poo pealt jälgida, palju mul laetud on. Teinekord on väga kiire, et siis võtaks kähku välja. Parem on otsustada. Aga tööriistadest. Võib-olla esimene asi, mis teha, võtame siit ühe kergema aku ja töö, mida tegelikult tehakse juba siis, kui lumeang veel meest kannab, on oksa lõikamine, aku korralikult paika ja ma ei ole päris oma koduaias, sellepärast ma puude ja põõsaste kallal ei julge minna, aga jõulupuu on suurepärane proovimiseks. Näete, 2 oksa korraga ja 2 oksa korraga. Mis naabrite rahusse puutub, siis minu meelest tegelikult lehepuhurid on ühed sellised tõsisemad riistad, mis alati tekitavad naabrite vahelisi pahandusi, ühest kui inimesel on veel mootoriga lehepuhur, siis ma mõtlen bensiinimootoriga lehepuhur, siis lärm on ju tegelikult metsik ja segab mitte ainult iseennast, vaid naabrid ka. Ja see on nüüd hästi maru tööriist seepärast, et see teeb 2 tööd. Üks asi, temaga võib puhuda ja siis, kui see töö tehtud saab, teeme väikse ringi lülituse ning korjame kõik selle värgi kokku. Nüüd, kui ma siin kõnnitee või õigemini sissesõidutee peal olen ja serva sai natukene puhastatud, siis tegelikult tuli välja veel üks probleem, mis siin konkreetselt koristamist vajaks ja korrastamist vajaks. Nimelt, nagu näete, on ajapikku kuidagi see muru ja muld hakkab tungima siia tänavale peale ja praktiliselt ei puhur teinud selle mullaga siin mitte midagi, ime ja ka mitte. Me vajame natukene kärtsumat tööriista ja
võtame selle kätte. Ja tegemist on siis spetsiaalselt nii-öelda kõnniteede ja tänavakiviga kaetud teede puhastamiseks mõeldud tööriistaga, et see ei ole trimmer, tohi nüüd segamini ajada, vaid selle näete, need hästi mõnusad, tugevad harjased ja saab ilmselt selle paakunud pori siit servast kätte ja tegelikult ka väga paljudel inimestel on tänavakivide vahed, seal kasvab igasuguseid erinevaid taimi ja seal on ka loomulikult sammalt selle kätte saamiseks riist on suurepärane. No nii, selle kohta öeldakse, et peaaegu nagu uus ja praegu hetkel ma ei oskagi seisukohta võtta, kumma masina ma peaksin siis endale nüüd valima, kas selle harja, et tänavakivid puhtaks saada või survepesuri. No ilmselt ilma kärhveli survepesurite ka ühes majapidamises toime ei tule, aga teine nii-öelda kuivpuhastusvõimalus nägitab, kui suurepäraselt töötab.